Tere päevast, austatud žürii, tere päevast kõik kohalolijad. Minu nimi on Kristjan Kivistik, olen ettevõttes Stuudiopunkt. Alustuseks jagaksin väiksed meened žürii liikmetele, et tulevikus hoida kontakti kindlasti. Ja palun. Et avaksin siis slaidiprogrammi. Nii, nagu slaididelt võite näha, siis äriplaani koostasime kahekesi, kahjuks ei saa minu kaaskoostaja hetkel kohal olla. Siis üritan ise hakkama saada. Et ettevõttest natukene. Et tegelikult ettevõte on loodud minu ja ühe minu kunagise tuttavaga, kes ei ole just see, kellega ma äriplaani koostasin koolis. Et tema abistas mind just kirjutamise osas. Et teatavasti ei ole see just väga lihtne tegevus, siis suur abi oli temast ikkagi. Kuigi idee ja nägemus oli just minu poole. Et ettevõte siis seisab kahe noore õlal, kes lõpetavad kõrgkoole ettevõtluse erialal. Ja ettevõtte loomine kui selline protsess sai alguse tegelikult ööklubist. Nii naljakas, kui see ka ei tundu, siis saime kokku ja kohtasime seal just neid samu teenuseid osutavaid noori, mida meie hakkame osutama. Ja siis saime aru, et see, mida nemad teevad, ei ole päris see, mida meie tahaks näha. Ja kuna meil oli olemas esialgselt vajaminev tehnika ja ka väike pagas teadmisi, siis otsustasime, et võtame kätte ja teeme osaühingu ära ning hakkame raha teenima. Oleme aasta aega peaaegu nüüd tegutsenud, raha me pole veel teeninud. Aga siit võite näha, et milline on videoturunduse potentsiaal. Ühesõnaga, see diagramm näitab seda, et võrreldes teiste turundusvõimaluste, bännerite ja mingisuguste siltide, plakatitega on just videopildi efektiivsus kõige suurem, just ekraanidel, näiteks kaubanduskeskuse sise-TV-des, väliekraanidel, samuti sotsiaalmeedias. Need protsendid on just võrreldavad teiste turunduskanalitega. Et ettevõtluskeskkond siis on tegelikult Eesti, võib ka öelda, et maailm, aga siin tõime välja just Viljandi, kus me ka tegutseme nii juriidiliselt kui ka tegelikult. Et tegemist on siis videoteenusega, mis üldjuhul ei nõua kliendi kohale tulemist, kliendi olemasolu meie juures. Kõik suhtlus võib toimuda vabalt läbi telefoni, läbi e-maili. Ja sel hetkel, kui me jõuame kohale, hakkame oma teenust osutama, see võib olla esimeseks kokkupuuteks meil kliendiga. Ja slaidilt võite näha ka, et turistide arvust sõltub töö hulk. Seda just sellepärast, et Stuudiopunkt on võtnud oma suunaks majutamise ja elamusturismiga tegelevad ettevõtted. Ühesõnaga, meie pakume neile imagovideot, turundusvideot. Ühesõnaga, nad saavad selle video abil ennast paremini müüa. Öeldakse, et video müüb paremini kui pilt või 1000 sõna. Eriti just 21. sajandil, kus liikuv pilt on meil igal pool kaasas igapäevaselt. Mida me pakume? Meie pakume videoturundust, 3D-tuuri ja oleme spetsialiseerunud sihtgrupile ehk siis majutus- ja elamusturismiga tegutsevatele ettevõtetele. Samuti lisateenused, erinevad pildistamisteenused, muud filmimisteenused. Neid on tegelikult väga palju. Mis on videoturundus? Videoturundus on eduka müügitegevuse aluseks. Videoturundus on justkui visiitkaart ettevõttele.
mida võib tegelikult panna 21. sajandil peaaegu igale poole, ettevõtte välisseinale videona, ettevõtte kodulehele, YouTube keskkonda kas või. Miks on videoturundus hea? Just sellepärast, et see annab edasi emotsioone. Öeldakse, et hea fotograaf on see, kes suudab teha pildi, mis annab edasi emotsioone. Aga videos on see emotsioon alati näha. Videopilt suurendab usaldust potentsiaalsete klientide seas. See viib meie kliente lähemale nende klientidele. Ja loomulikult videopilt müüb teenust sinu enda ees, seda võib näidata juba teleturg, eks ole, mis on, võib nimetada, et üks vanimaid analoogseid. Kes on Stuudiopunkti klient? Me näeme oma kliendina majutus- ja elamusturismi teenust pakkuvaid ettevõtteid. Ja Eestis on potentsiaalseid kliente ligikaudu 4500. See arv on võetud turismiveebi keskkonnast, kus on üles laenud põhimõtteliselt kõik Eestis tegutsevad selle valdkonnaga seotud ettevõtted. Ja välja toodud ka see, et konkurentide arv on suur, pidevas kasvus. Miks see nii on, et just pidevas kasvus? Kuna peegelkaamerate hinnad langevad päev-päevalt. Just nimelt neid samu peegelkaameraid kasutame ka meie oma igapäevases töös. Seega iga inimene võib teha ise juba videosid. Ja tänapäeva noored on ju väga hakkajad ja seega hakatakse pakkuma ka analoogseid teenuseid kindlasti ka eraisikuliselt ja nii edasi. Et konkurentide arv kasvab pidevalt, aga meie lõime ettevõtte just sellepärast, et me näeme, et see on palju tugevam ja kindlam vorm meie teenust pakkuda. Mis on riskid? Riskid on, et kliendid ei leia meid. Et jah, kahjuks niimoodi see on, et oleme aasta tegutsenud peaaegu 11 kuud ja me pole teinud mitte ühtegi turunduskampaaniat, pole ennast kuskil näidanud ja kliendid on meid ise leidnud. Kuidas nad on meid leidnud? Guugeldades. Ja see ongi olnud senini meie kliendi leidmise üks põhiline võti. Et otsides Google'ist videoturundus oleme teisel positsioonil ja see juba annab meile suure eelise meie konkurentide seas. Loomulikult me osutame teenust tehnikaga, see võib alt vedada, see on üheks suureks riskiks. Copyright seadust eirates võib tekkida ettevõttel probleeme ja konkurentide käitumine, kuna meie valitud sektor on veel küllaltki avastamata, ühesõnaga ei pakuta just meie valitud sektorile antud teenust. Pakutakse üldist, lihtsalt videoteenuseid. Aga me mõtlesime, et kui meie läheme konkreetsemaks, siis on see ka meie võti ja meie edu. Et finantsplaan. Numbrid on ilusad, kõikuvad, aga sellele kõik seletus on äriplaani finantsosas, kust tulevad need suured muutused. Esimese aasta kasum, miks on näidatud 6357 eurot. See tähendab ühtlasi seda, et tegelikult on ettevõttes tööl ainult üks inimene ja palgakulu läheb ainult ühele inimesele. Teisel aastal kasum on 2764 eurot, see tähendab seda, et tööle on võetud veel üks inimene. Ühesõnaga, ettevõte tegutseb 2 töötaja toel. 3. aasta kasum kasvab ja 4. aastal on kasum juba päris märkimisväärne meie jaoks. Mõned faktid, millele meie põhineme oma tegevusel. Miks ja mis pärast me üldse tahame oma teenust pakkuda klientidele? Et miks me arvame, et see üldse on vajalik või miks üldse ostetakse sellist teenust? Need read siin slaidi peal räägivad enda eest, et kui palju on neid inimesi maailmas, kes vaatavad videopilti ühes päevas. Kui efektiivne on tegelikult videopildi kasutamine turunduses, see efektiivsus tõuseb päevast päeva, sellepärast et ekraaniga seadmed on meiega aina rohkem kaasas ja aina suurem ekraaniga, kus videopildi kvaliteet on aina tähtsam.
ja näiteks YouTube on üks kõige populaarsemaid ja edukamaid ja efektiivsemaid turunduskanaleid. Kaua te tegutsete juba? 11 kuud. 11 kuud ja sa ütlesid, et selle ajaga ei ole või midagi teeninud? Jah, kuna antud ettevõtmise juures mängib väga suurt rolli portfoolio olemasolu. Ja olles õpilane, käies tööl, siis ei ole jõudnud veel 100% tegutseda. Nüüd, kus kool hakkab läbi saama, töökoht enam ei ole, siis motivatsiooni tõus on märkimisväärne. Ja sealt on need siis numbrid, et kasumisse jõuate? Jah, loomulikult. Seda näitavad ka tegelikult meie kliendid, kes meil on olnud 11 kuu jooksul. Me oleme seda tööd teinud sisuliselt ilma rahata just selle pärast, et saada portfooliot. Ja portfoolio müüb. Mida te müüte? Mida me müüme? Meie müüme videoteenust. Ettevõtted tutvustavad klippi, millega ettevõte saab ennast müüa. Mul on üks küsimus, et te plaanite keskenduda nagu nendele majutusettevõtetele, et kas see oht ei ole, et kui teised konkurendid nagu teevad kõigile, et nevad majutusettevõtetele, kõikvõimalikele ettevõtetele, siis teil jääb see nagu nišš liiga väikseks ja te ei teeni sealt seda tulu, ehk seda ettevõtte ei kasva. See oht on olemas, aga see ei tähenda seda, et me ei võiks ka teisi sektoreid teenindada või teistes sektorites oma teenused müüa. Aga me just leiame, et selleks, et Eesti kasvaks, et Eesti saaks tuntuks, selleks on vaja ka turismi edendada ja selleks on just meie teenus suurepärane. Ja ma arvan, et teised konkurendid võivad leida selle, kui nad leiavad, et meil läheb hästi. Aga ma arvan, et see ei saa probleemiks, kuna neid ettevõtteid on väga palju Eestis. Ja selle 11 kuu jooksul on palju neid majutusettevõtteid olnud? Majutusettevõtteid on olnud 3. Ma võib-olla sama teema jätkuks veel, et see sama asi, et just te valisite turismi, et teinekord juhtub niimoodi, et kui sa selle nii välja ütled, siis tegelikult mujalt läheb uksed kinni. Võib-olla kas seda on nagu hea niimoodi rõhutada. Siin oli kunagi, me võtsime ühe tõlkeettevõttega ühendust, kelle oli tema nimi ainult vene keeles. Ja siis, kui me olime aasta otsa koostööd teinud, siis ta küsis, aga miks me teistes keeles ei tegi, siis meil on peagi ainult vene keeles. Et selles kohas ma soovitaksin, et las kõik väravad olla lahti, kui te tahate midagi eelistada, siis eelistage, tehke seda. Et näiteks see sama visiitkaart tuli tegelikult meie ettevõtted, meie konkurente niimoodi tehakse, et selliseid tutvustusi ja tegelikult üks 2 aastat tagasi teema rääkisime, vahetult enne seda, kui ma nägin. Aga meil tegele turismi. Igal juhul me võtame näpust. Okay. Et tegelikult selgituseks nii palju, et see äriplaan on suunatud just EAS-i. Et miks EAS-i? EAS-ist on meil võimalus saada starditoetust ja see starditoetus me mõtlesime, et me kirjutame äriplaani just selle turismi valdkonna peale. Ja sellepärast on ka kõik see teema turismi peale üles ehitatud. Tegelikult see ei ole üldse meie number 1, aga just, et kuna selle sama äriplaaniga me läheme EAS-i, siis sealt tuleb ka see turismi valdkond just esile. Siis oleks nüüd siin rääkida, kuidas sa tegelikult mõtled. Me ka aru saaksime, et mis äri sa teed. Jah, mõnes mõttes olles võib-olla turismi valdkonnaga seotud, mulle see mõte meeldib, et mis siin on nii ja naa, aga ma olen selles mõttes Peetri hästi nõus, et tegelikult on, et siin oleks küll tõesti rääkida sellest, mis tegelikult äriplaani on tegelikult iseenda jaoks vaja kõigepealt. Et minu just need toetused ja kõik see on tegelikult nagu tahtelpaati, et hea, kui kuskilt tuleb ja seda võib küsida ja teha, aga tegelikult kui tahta ettevõtlust teha, siis ma arvan, et see äriplaan peaks enda jaoks kõige rohkem välja kandma ja ma lihtsalt, kui ma seda lugesin, tegin endale ma ei oskagi võib-olla küsida, vaid lihtsalt selle märksõnade teemal, mis on sellega 100% tegeleda, et minu meelest üks asi, mis teil ka enda mõttes oli väga alahinnatud, käiviplaanis olid iseenda palgakulud asjad, et juba nagu mitu aastat peaks hästi minimaalse palgaga hakkama saama, aga ma arvan, et ootel inimestel tegelikult tekivad need vajadused suuremad, et lihtsalt kui plaani teha peaks olema hästi realistlik ja võib-olla üks ääremärkus, mis mul see ei ole küll nagu idee mõttes üldse nagu oluline, aga mul on endale märksõna sealt, veel hästi palju selliseid kirjavigu seal tekstis ja sellised lohakusvigu. Esituses on praegu 2-3 tükki, et lihtsalt jäi silma selline asi, et kui näiteks ka sellega EAS-i minna, et siis kindlasti soovitan selle pilguga üle vaadata, et neid asju vaadata ja teha, et see ei puutu küll ideed, aga see näitab natuke kergelt üle jala.
on mõni asi lastud, aga iseenesest ma inimese asjaga tegelevad, et see mõte iseenesest on küsin veel, et te tahate saada turuliidriks, te kirjutasite oma töös. Ja samas te ütlete, et 2016. aastal te kavatsete planeerite käivet 40 000 euri. Et kas see on turuliidri käive 3 aasta pärast? Turuliidri just selles sektoris, selles turismisektoris tegelikult. Ehk siis see, kes teeb 40 000 euri aastas käivet turismisektoris videoturundusega, see on turuliider. Ja teine küsimus on, et kas või millest te ikkagi, ma sellest tööst ei saanudki aru, et millest te nagu erinevad olete, et mis viib teid turuliidriks? Turundust ei tee, kuna te arvate, et kliendid tulevad ise teie juurde ja mis teid ikkagi turuliidriks viib? Ei, hetkel me ei ole teinud turundust, tegelikult on meil ikkagi plaanis mitmed turunduskampaaniad. Seda küll kuskil näha ei olnud? Jah, see võib tõesti niimoodi olla. Aga ikkagi, mis teid eriliseks teeb? Meid teebki eriliseks see, et me oleme avatud igasugustele pakkumistele. Et nii palju me oleme teinud ka natukene konkurentide analüüse, saatnud neile näiteks libahinnapakkumisi või selliseid asju. Või tähendab hinnapäringuid õigemini. Ja saates sealt vastuseid, et kahjuks ei ole võimalik, me ei suuda seda siiski teha, siis nähes enda olukorras seda, et see ei ole üldse nii raske, nii keeruline, ei näe üldse probleemi selles, et ei löö läbi või... Mis asi see on, millega te läbi olete? Ma arvan, et on palju inimesi, kes suudavad kaameraga mingit liikuvat eset nagu objektiivi saada. Jah, aga kas iga inimene suudab seda ka maha müüa? Kindlasti ei suuda. Jätku küsimusest on, et turundusnõks on, et tõesti eelarves on selle kohta väga palju kirjas, et millega te selle turundusele positsiooni saavutada, mis teete selleks, et klient teid, just nimelt teid valiks. Kui see ei ole hind, ütleme, et see hind kõrval, mis see teine teeb ole? Meie suur panus on suhtlusele ja operatiivsusele, millega me üritame ka klientide poolhoidu saada. Et nagu ma ennist ütlesin, siis näost näkku me ei pruugi enne filmimist üldse kohtuda kliendiga, aga see tähendab seda, et me ei suhtle ja me ei anna endast märku. Et ma arvan, et see on väga oluline. Kas teile enda turunduses videopilt on tehtud? Jah, täiustatud äriplaanis uues on ka sellest lõik sees, et nüüd just 2 nädalat tagasi me selle filmisime ülesse ja praegu on monteerimisjärgus. Üks selline küsimus veel, et ütlete, et keskendute operatiivsusele, samas nende videotegijate hulk on vist esimene aastal plaanitud 1 inimene, mis seal nagu kogu aeg töötab. Jah. Et siis kas ei või sama asi juhtuda nagu teie konkurentidega, kellele te saatsite need turundussoovi, kus nad vastasid eitavad, et teil puudub ka võimekus seda teostada, kuna seda töötajate hulk on liiga väike. Ei ole probleem. Operatiivsus juba paraku tuleb sisse näiteks 4 tööd korraga. Et siis see operatiivsuse hoid ka paraku või see eelis. Jah, seda küll. Aga seal ongi välja toodud see, et on üks palgatööline. Äriplaanis on ka kirjas, et kasutame ka praktikante ja nende palgasüsteem on vastavalt tulemusele ja käibele. Ja seal oleme ka ette näinud, et praktikant on aastas 2 kuni 4, kes aitaksid meil ka teha ja saavad ise kogemust. Et jah, kindlasti, kui tõesti ühel päeval tuleb 4 hinnapakkumist ja siis me peame tõesti mõnele ei ütlema. Aga see ei tähenda seda, et me ei saa seda teha homme või ülehomme. Et ma usun, et see ei saa probleemiks. Ja selle teema lõpetuseks tahtsin öelda seda, et minu meelest oled sümpaatne sell ja tõenäoliselt suhteliselt professionaalne. Ehk ma arvan, et ma soovitan sul kasutada iseennast ja müü personaalselt, käi, vestle, seleta, mida te teete ja miks te teete ja küll see eduga siis tuleb.